No nii, ahoi ja tere tulemast ja ahoi. Episood 15. See on siis nüüd viimane episood enne siis seda planeeritud koilinduse, mekmoodide ja nii edasi episoodi. Nii et järgmisel korral siis võib juba oodata seda ning peale seda tuleb siis järgmine episood nagu ikka. Igal juhul, mis on vahepeal toimunud, mis toimub praegu ja nii edasi, uudised, värgid, särgid, kõike muud juttu, pluss uus toode, pluss nädalavedelik, pluss eelmisel korral siis käima lükatud uus segment, mis sai isegi üksjagu sellist positiivset tagasisidet ja päris siuke kihvt, nii et jätkame siis ka sellega. Loomulikult siin nii mõnigi on küsinud, tuleb siis sellel korral ka see loos, ehk siis jutt käis sellest Melo 3 mini komplektist klaaside, vidinate, pudinatega. See siis läheb täna välja loosimisele, et üks õnnelik selle endale saab ning on ka muid asju, millest rääkida. Mis seal ikka, püüame asja kompaktselt ära teha, nii et võta oma lemmikjook ja veip pihku ning võta mugav asend sisse, sellepärast et vlog algab nüüd. Aga uudised, mis siis on uudistes, mis toimumas, mis uut ja huvitavad, terve rida asju, terve trobikond asju, alustades siis sellest, et nagu juba sai öeldud, teeme siis täna selle loosimise ära. Seda teeme siis pärast poole, aga ennem seda kindlasti tahaks ma siis rääkida ka sellest, et kuna Udulaboril on tekkinud teatav jälgijaskond, nii mõnigi neist on ka suhteliselt usin Marketi toetaja, siis Vape Market on sirutanud käe siis ka teie suunas tänutäheks ning alates siis tänasest kuni järgmise episoodini on nad siis teinud sellise väikse kingituse kõigile, et kõik, kes siis ostavad Marketist e-poest tooteid vähemalt 35 euro eest, olgu see siis vajadus oma vedeliku kogu täita, olgu see isu mingisuguse uue, ma ei tea, RDA või paagi või aparaadi järgi või mis iganes, siis pane kupongi sinna kasti, kus seal checkout'is on see, kuskil seal on, ma täpselt ei tea, aga pane siis sinna sisse kupongi see kood Udulabor ning Udulabori siis selle kupongiga sa saad 5% oma ostult alla, nii et kui sa anyway kavatsesid midagi osta, siis kasuta see võimalus ära, miks mitte, väikene sääst on alati abiks. Nii et täname Marketit selle eest, väga lahe väike žest nende poolt. Ning muidugi ei saa siis unustada, et sellel nädalavahetusel, loomulikult kui sa vaatad seda, ma ei tea, septembris, oktoobris või millalgi hiljem, siis on see juba läbi, aga sellel nädalavahetusel, see on siis 12. august, toimub Vape Marketis ka mingisugune siuke mänguteemaline värk, et istume, veibime, joome head paremat, naudime seltskonda ja mängime suurel ekraanil erinevaid ägedaid mänge, nii et siuke pesuehtne meeste õhtu, et öelge siis oma naistele, et 12. august teid ei ole valdav osa päevast, nii et ühesõnaga pulli ja nalja saab, olge siis kohal. Igal juhul, see selleks, liigume edasi uudistega ja mis siis täna uudistes räägime, millest räägime, on siis see, et vahepeal on tulnud jälle terve trobikond erinevaid avastusi, uuringuid ja nii edasi, no kes silmi lahti hoiab, see tegelikult komistab nende otsa ka ise, aga jaa, et tuli siis välja terve trobikond uudiseid ning igati positiivsed on need just selles valdkonnas, et juttu käib siis peamiselt sellest, et statistika näitab, et veipimine, e-sigareti kasutamine on vägagi tõhus sensatsioonivahend, viidates siis sellele, et suitsetajad, kes muidu võib-olla ei tahakski loobuda või võib-olla on mõelnud seda teha, siis kui nad võtavad veipimise kätte, hakkavad seda nii-öelda proovima ja hakkavad veipima, siis tõenäosus on rohkem kui topelt, et nad ka lõpuks edukalt suitsust lahti saavad.
mis on tegelikult väga hea ja käib muidugi risti vastu sellele, mida paljud tänapäevased nii-öelda veibivastased püüavad väita, eriti poliitkondades, et ikka kahtlused on juba suured ja kahtlused on kõrgel, et veip ei aita, et see ei ole nagu tõhus sensatsiooni vahend. On küll ja selleks on nüüd ka pidevalt uusi uuringuid ja asju peale tulemas ja seda lausa väidab siis Briti tervislik ma ei teagi, kuidas eesti keeles on, British Medical Journal, see on siis mingisugune, mitte siis ajakiri otseselt, aga ühesõnaga ka mingi Briti tervise kommuun värk-särk, ühesõnaga lingi leiab alt sellele uudisele, sellele nii-öelda statistilisele avaldusele ning üks link, mis mul on nüüd kahjuks kaduma läinud, aga oli just siin 3-4 päeva tagasi tuli välja järjekordne uuring, mis siis põhimõtteliselt numbriliselt tõi välja selle, et e-sigaretist vähi saamise oht on vähem kui 1%. Kui kõrvutada seda tubakaga, siis faktuaalselt iga suitsetaja oma elu hilisemal perioodil saab mingi tubaka suitsetamisest tekkinud tervisekahju tagajärjel siis mingisuguse haiguse ning vähemalt iga teine suitsetaja saab ka vähi. Et võrreldes siis sellega, see on see võimalus 1% versus vähemalt 50% on päris suur vahe, eriti kui me räägime vähist ja kui rääkida maailma statistikast, siis 10 vähijuhtumist 9 korral on faktiliselt tegu suitsetamisest tekkinud vähiga, mis on nagu väga rets, et praktiliselt kogu vähk maailmas, suurem osa 90% vähijuhtumitest maailmas on suitsetamisest tekkinud, nii et see on päris karm laks ja see, et e-sigaretis on see tõenäosus on vähem kui 1% on väga hea näitaja, et tõenäoliselt sul on suurem tõenäosus saada vähk päiksest kui e-sigaretist, et see on nagu igati positiivne. Et need on sellised põhilised uudisejupid, mis mul sel nädalal silmalt läbi käisid ning muidugi võib-olla kõige suurem ja sellisem fantastilisem uudis tegelikult tuleb USA-st. Nagu on teada, siis nii nagu Euroopat on nüüd katmas TPD vaip, mis reguleerib e-sigareti tööstust väga karmilt, väga rangelt, teeb ka kasutajate elu palju raskemaks ja tegelikult palju tüütumaks ning muidugi rahalises mõttes palju kallimaks. Ja kui me räägime veel ekstra Eestist, kes siis nüüd tahab siin rõõmsalt veel aktsiisid kaela lajatada, mis teeb selle elu veel kallimaks, põhimõtteliselt suitsetamine muutub odavamaks läbi selle ja ütleme nii, et tervist oluliselt rohkem kahjustav vahend on soodsam kätte saada kui see, mis su tervist peaks nagu kaitsma ja oluliselt palju vähem kahjustama. Aga TPD on siis koos siis Eesti seadustega ka meil juba kohal ja juba nii-öelda efektiivselt siis juurutatud. Siis kes on nüüd udulaborit nagu rohkem jälginud, see on siis kursis ka sellega, et ka Ameerikas on see teema nagu suhteliselt karm, et seal siis on FDA ehk siis Federal Food and Drug Administration ehk toidu ja siis meditsiini nii-öelda ministeerium, et nemad siis on nii-öelda siiamaani väga-väga range nii-öelda seisaku võtnud veibi kohta ja oluliselt isegi rangema kui TPD, et lausa nii palju, et nagu ma olen rääkinud, siis selleks, et üks toode ametlikult seal lettidele saada, tuleb siis läbida siis turule toomis nii-öelda aplikatsioon, mis reaalselt tähendab seda, et sa pead selle toote registreerima, esitama erinevad mingisugused dokumentatsioonid, testid, mis iganes teaduslikud nii-öelda testid selle kohta ja seda siis iga toote kohta eraldi. Kui sul on 10 vedelikku liinis ja igas vedelikus on näiteks 3 erinevat kangust, siis see tähendab
30 aplikatsiooni ja arvestades, et üks aplikatsioon võib maksta 350,000 kuni $1 miljon per toode ning loomulikult kuna enamus veebiettevõtted, kes sealmaal tegutsevad, on ikkagi sellised ema-isa firmad, eks ju, kus on maks 10 inimest tööl, nende mahud ei ole nii suured, nad ei teeni meeletuid summasid, siis see seadus põhimõtteliselt suretab kogu tööstuse Ameerikas välja. Nüüd, alates sellest momendist, kui Trump, kes ei ole just võib-olla kõige ägedam president maailmas või ta on naljakas omaette, aga tema tuli võimule, siis on nii mõnedki muutused toimunud seal, et see tähendab ühesõnaga seda, et asju võetakse natuke lõdvemalt, natuke pehmemalt, võetakse regulatsioone, ei taheta nii palju läbi pressida kui eelmise nii-öelda siis presidendi ajal ja tema kontrolli all, et samuti ka siis FDA ülemus whatever boss vahetus ning ülimalt äge uudis siis on see, et 2018, 8. august oli siis see kuupäev, kui kõik nii-öelda tootjad, veebitootjad, kes tahtsid oma tooteid jätta turule müüki, pidid siis selleks ajaks oma aplikatsioonid sisse andma ja kinni maksma ja nii edasi. Siis uus seadus näeb ette seda, et see aeg pikendati siis 8. augustini 2022 ehk siis efektiivselt peaaegu 5 aastat anti lisaaega ja mitte siis lihtsalt selleks, et inimestel oleks rohkem aega, et oma asjad kõik oma pardid ritta seada, vaid pigem selle eesmärgiga, et terve siis pressiteade selle kohta, et asja mõte on nagu selles, et FDA siis tahab võtta pikemalt rohkem luubi alla kogu selle nii-öelda tööstuse, selgitada välja teaduslikult, mis täpselt toimub ja nii edasi, kas need asjad on halvad, head ja nii edasi, ja muidugi siis mõju, mida see avaldab rahvastikule ja rahva tervisele, eks ju, et lõppkokkuvõttes sellest võib kooruda tegelikult välja see, et asjad muutuvad kardinaalselt ja Ameerikas jääb e-sigaret ja veipimine kui selline ikkagi suhteliselt vabaturu tooteks ja on sama nii-öelda kasvav ja õitsev äri, nagu ta praegu on. Et loomulikult kvaliteedikontroll ja muud taolised asjad ja vanusekontrollid ja kõik see on oluline, see peab olema sellepärast, et meie kui kasutajad, meie kui tarbijad, meie jaoks on oluline see, et see, mida me ostame, kui see pudel ütleb, et see on oluliselt vähem tervist kahjustav, eks ju, siis seda ta peaks ka olema. Et ühesõnaga USA-s on puhumas täiesti uued tuuled ja see on tegelikult väga palju lootust andev just ka sellepärast, et Ameerika baasil tegelikult formuleerivad paljud teised riigid oma nii-öelda strateegiaid ja kui Ameerikas asi läheb oluliselt nii-öelda rahulikumaks ja võetakse asja nagu mõistusega, mitte ei keelata kõike kohe ära ja siis öeldakse, et siis vaatame, mis edasi teeme. Et kui neil läheb asi nagu pehmemaks, siis ma loodan, et ka tegelikult Euroopa võtab sellest mingil määral ikkagi õppust ja asja nagu muudetakse. Ma loodan, et Euroopas ka need TPD reglemendid muutuvad veidi pehmemaks, et see 10 milli pudeli suurus see on täiesti ebaloogiline ja see on täiesti rumal, et seda tegelikult ei ole vaja, et see kõik, mida ta teeb, ta tõstab kulusid, ta tõstab hindu, tekitab tõenäoliselt musta turu, rääkimata on ju maksudest, mis Eestis näiteks tahetakse nüüd teha ja lõppkokkuvõttes ta toodab oluliselt palju rohkem prügi, et sellised lood siis on sellega. Igal juhul positiivseid uudiseid sel nädalal, sel korral terve hunnik. Minu tuju teeb see üpriski heaks, üpriski rõõmus olen selle üle ja see tähendab seda, et selle rõõmsa tujuga võime nüüd edasi veereda siis sinna, kus on veebikraam. Veebikraam, mis on siis selle nädala veebikraami tooteks, millest me täna räägime. Peamine siis nii-öelda rambivalguses olev toode on Vandy Vapesi Icon RDA ehk siis ICON, Icon on selle nimi, Icon, ütleme siis eesti keeles. Minul on siis selline musta värvi versioon, 25 diameetriga peaks ta olema.
toodetud siis, nagu ma ütlesin, Vandy Vapesi poolt ja Vandy Vapes on nüüd selline firma, mis ei ole mingi meeletult suur tootja, aga ta on suhteliselt palju huvitavaid asju viimases kvartalis 3-4 kuu jooksul on ta tegelikult päris mitmeid huvitavaid asju välja lasknud, mis on absoluutselt ütleme, et siis üle maailma tegelikult väga palju positiivset tagasisidet saanud. Ja see on nagu huvitav, et tuli kuskilt vasakult küljelt mingi väike firma. Ma võin nüüd eksida, ma ei ole 100% kindel, aga see minu arust oli vist mingisuguse suuremast ettevõttest pärit mingisuguste disainerite a la Wismekist või kuskilt tulid nad siis ära ja tegid oma väikse ettevõtmise ja panid sellele nimeks Vandy Vapes ja toodavad siis nüüd teise siis oma nime alt toodavad tooteid. Igal juhul Vandy Vapes on huvitav just selle poolest, et enamus nende välja lastud tooteid on sõna otseses mõttes siga odavad, et hinnad on neil väga madalad ja samas toote kvaliteet ei ole, ütleme nii, et ta ei ole nagu tasakaalus selle hinnaga, et sa ootaksid selle hinnast suhteliselt siukest kehvemapoolset asja, aga tegelikult nende tooted ja kvaliteet on isegi hämmastavalt okei. Et minul on siis see Icon nüüd siin üks nädalapäevad käes olnud ja mis ma tema kohta oskaks öelda, no esiteks, nagu juba sai öeldud, toote kvaliteet iseenesest on väga aktsepteeritav, et täiesti tasakaalus seal nii mõnegi kõrgemalt hinnatud tootega. Õhuvool on tal mõnus, valida saab õhuregulatsiooniga vastavalt nagu sa soovid. Maitseomadused on tal tegelikult üpriski head, arvestades seda, et tegu on tegelikult üpriski ruumika RDA-ga. Et ta on kergelt selline madalama profiiliga, eks ju, aga tal on see ruum iseenesest sees on päris suur. Ehitusalus on tal ka päris kobakas sellise huvitava paigutusega. Ja iseenesest, mis on nagu positiivne on nagu see, et siia saab panna sisse suhteliselt suuri küttekehasid, või ütleme isegi väga suuri küttekehasid, et need postiaugud tal ei jää hätta praktiliselt mitte millegagi. Et antud juhul siin teki peal on siis, või siin ehitusaluse peal on siis koilid, mis pärinevad kellegi teise kui Reiko koilimeister Reiko näppude vahelt, mingisugused framed, staple, mingisugused asjad nad on ja auravad hästi, maitsetavad hästi kõike ja isegi arvestades seda, et see, nagu ma ütlesin, see ruum on üpriski selline kobakas, siis see kindlasti ei anna nagu väga tunda maitse kvaliteedi puhul, et igal juhul jah, et super hea veip on igati rahulduspakkuv. Mis kindlasti veel tema kasuks räägib on see, et tal on see nii-öelda Goon compatible ehk siis Gooni trip-tipi auk, mis on selline uus populaarsust koguv siis auk, nii-öelda kuhu siis need trip-tipid käivad. Tegu siis nii-öelda 810 tüüpi auguga ja see on selles suhtes lahe, et sellele mõõdule tehakse hästi palju ilusaid ägedaid trip-tippe, kes vähegi tahab sellist värvikombinatsioonide teemat harrastada, kellele meeldivad asjad, mis matchivad siis või sobivad oma vahel, siis sellele meediumile tehakse siis hästi palju ägedaid tippe, nii et see annab võimaluse muuta oma seadet ja kitti nii-öelda rohkem isikupäraseks. Aga vaatame siis võib-olla lähemalt seda seal laua peal, mis ta endast kujutab, milline ta välja näeb ja tuleme üles tagasi, siis tõmbame oma mõtted kokku nagu iga kord. No nii, olemegi otsapidi laua peal ning kõik need jubinad siin minu ees sümboliseerivad siis seadet nimega Vandy Vapes Icon RDA. Suhteliselt lihtne oma detailide poolest, põhimõtteliselt ongi 3 nii-öelda põhidetaili pluss siis trip-tipp, mis on vahetatav ning nagu siis sai öeldud, tegu siis laia otsaga 810 tüüpi ehk siis Goon
style või goon compatible on see drip tip või selle standard. Drip tipi tihend siis on siin selle ülemise nii-öelda top capi küljes, mitte siis drip tipi küljes, nii et nendel on hästi hea lihtne järelturul toota siis igasuguseid erinevaid variante. See on konkreetselt siis nii-öelda õhuregulatsiooni ja siis see top capi osa ning mida ta lubab teha on siis kasutada seda RDA-d nii dual coil moodis kui ka siis single coil ehk siis 2 coili või 1 coil. Vastavalt on siis näha auke siin 2 tükki, siin 2 tükki ja siin 2 tükki ja siin siis mitte midagi, et kui siit vaatad, siis näed ilusti läbi ja kui siit vaatad, siis vahib sein vastu, et ühesõnaga jah, saab nii 2 kui ka ühes nii-öelda sättes siis kasutada. Õhuaugu poolelt on siis nii-öelda läbi kumbalgi pool 1-1 ning see siis tähendab, et õhuvoolu on siin tegelikult suhteliselt piisavalt, täiesti lahtises asendis on ta väga-väga õhuline ja mina iseenesest kasutan seda kuskil sellise poole settingu peal. Ühtlasi on siis kummitihend siin üleval olemas, mis hoiab seda mõnusa sükse naksuga kinni, et väga kergesti ta ise kuskil ära ei jookse ja mina siis kasutan teda umbes sellises pool lahtises asendis, et see annab siis maitset natukene nagu rohkem ka edasi. Tekk ise on selline huvitav, vaatame lähemalt natukene, siis need postiaugud on põhimõtteliselt nii-öelda ühendatud ja loogika on tal siis enam-vähem nagu Velocity mõttes, et Velocity style, et tal on 2 posti aukudega, aga see muidugi väga kõrvale kaldub variatsioon sellest. Igal juhul tavaliste Hex nende kruvidega on see siis kinnitatav. Kollid, nagu sai öeldud, on Reiko valmistatud, ilgelt laiad ja vinged ja toimivad väga hästi. Ja altpoolt vaadates, igasugune pudi-padi tekstid ja muud jutud ning vaadates seda 510 siin, ütleme nii, et iseenesest ta ulatub välja küll ja kuna siin on ka see Delrin nii-öelda vahetihend, siis tegelikult seda, kui sa tead, mida sa teed, siis isegi võiks täitsa rahulikult hübriidühendusega siis Maci peal kasutada, aga jah, kuidas kellelegi, et igal juhul fikseeritud on see kullaga kaetud ja igati korralik, et kvaliteedi poolest ei saa nagu kurta, et kruvid hoiavad hästi kinni, ruumi on küllaga ehitamiseks, vedeliku kaev on väga sügav, ta on küll vist mingi 5, aga ta on ikkagi tunduvalt selline suurem ja mahutavam või mahukam kui nii mõnigi analoog. Et mis puudutab nüüd üleüldiselt seda vedeliku mahtuvust ja kõike muud, siis mina olen üksjagu siin üle tilgutanud ja ainult ühel korral olen ta reaalselt saanud nagu lekkima puhtalt siis selle läbi, et värskelt trippisin peale ja siis olin piisavalt loll ja kallutasin ta täpselt niimoodi augud allapoole ja siis siit ka välja tuli, aga üldiselt ta on suhteliselt selline hea, et väga minimaalselt leket, et siit alt ei ole mitte midagi läbi tulnud. Ja jah, kokku pannes siis täpselt selline ta välja näebki, Vandivapesi logo, Iconi logo ja põhimõtteliselt kogu muusika, et üli super lihtne, aga samas ta jälgib sellist kvaliteeditrendi ja nagu öeldakse, eks lihtsuses peitubki võlu, nii et jah, selline ta on, ülilihtne, easy peasy, väga kerge tema peal ehitada ja kvaliteedi koha pealt ei ole nagu ka ühtegi halba sõna, et siuke ta on, Icon RDA Vandivapesi poolt, nii et lähme üles tagasi ja tõmbame temaga otsad kokku ja tõmbame ka mõtted kokku. No nii, siukene on siis Icon RDA Vandivapesi poolt. Nagu sai öeldud, igati korralikult kokku pandud suure ehitusalusega mahutab praktiliselt mida iganes sa sinna sisse tahad toppida ning loomulikult maitse ja kõik muud asjad on 5+, et mul ei olegi nagu väga palju midagi muud selle kohta lisada, et minu silmis on tegelikult hästi palju selliseid asju, nii-öelda, mis ühel RDA-l peaks olema, on tegelikult need kastikesed ilusti ära täidetud,
ja hinna poolest ka, et noh, ütleme, et kui see on nagu jällegi see küsimus, et kui ma oleks oma viimase kopika selle peale ära raisanud, siis kas ma järgmisel päeval kahetseksin seda, siis kindlasti mitte, sellepärast et see summa, mida ta maksab, on 30-40 hetkel e-Viibu online poes ja ka kohapeal loomulikult, et noh, see on sedavõrd odav, et seda võib täitsa rahulikult osta isegi kas või selleks, et lihtsalt ära proovida. Aga jah, et kui sulle RDA-d meeldivad, siis ma arvan, et see on kindlasti selline asi, mida sa võiksid täitsa isegi ära testida. Mina olen igal juhul sellega rahul, saab minu käest ühe pöidla püsti ning jah, siuke ta on, siuke lihtne, mitte midagi erilist. Loomulikult ta ei ole RDA, mis leiutab ratast, teeb midagi innovaatilist, et tegelikult mitte, aga kui sa otsid midagi, mis on soodsa hinnaga, siuke usaldusväärne, toimib hästi, on igatpidi nagu okei, siis Icon Vandy Vapesi poolt on kindlasti asi, mida tasuks lähemalt uurida ja võib-olla isegi ligi haarata, kas või selleks, et ta ära testida. Igal juhul Vandy Vapes Icon, link on all, kus seda saab, kus seda leiab, kiiremad saavad jaoles, tõenäoliselt on see paari päeva pärast ka otsas, et igal juhul jah, siukene ta on, sellel korral siis see toode, järgmisel korral juba uus toode, nii et ütleme siis Iconile tšau paka ja kohtume temaga veel kindlasti tulevikus. Aga enne kui ma tõmban siis Veibikraami segmendi kokku, nii mõnigi teist ilmselt märkas, et mul on siin Minikin V2, millest on tegelikult juba juttu tehtud. Eelmisel korral siis oli mul musta värvi versioon ja sellega oli siis ütleme suurim see selline häda minu jaoks oli temaga võib-olla see, et nuppu vajutades, tulistades, kui ma vastu seda ekraani läksin, siis aeg-ajalt see omavahel segas, et piisavalt tihti, mitte väga tihti, aga piisavalt tihti, et mind häirida. Siis see konkreetne seade on nüüd, see klõbiseb natuke rohkem, kuna tal ei ole seda kummikatet, siis väikene klõbin on ikkagi olemas, aga selle seadmega on nüüd huvitav see, et see konkreetne isend ei ole mul peale ühe korra seda errorit, nii-öelda seda nupuvajutus errorit andnud, et vajutad nupu sisse ja siis hakkad tõmbama ja nagu hakkab tööle ja siis jääb lihtsalt seisma, et ainult üks kord on sellega see juhtunud, ja see on nüüd mul siin üle varsti juba 2 nädala, peaaegu 3 nädalat on ta mul olnud, nii et kindlasti paremas staadiumis, seega ma ei tea, mis seda põhjustab täpselt, aga sellel isendil igal juhul on seda asja oluliselt vähem, nii et vajab rohkem teadust ja uurimist ja testimist, aga jah, praegusel juhul on ta toiminud väga hästi. Igal juhul Minikin V2-ga oli see story, ma tahtsin selle ära rääkida, sest et muidu mul oleks ilmselt meelest läinud. Igal juhul. Nüüd aga liigume edasi sinna, kus on nädala küsimus. Veipar küsib, mida küsib Veipar. Selle nädala veibi küsimus ei tule siis YouTube'ist ega e-mailist, vaid üks Veipar siis isiklikult saatis mulle kirja, küsis küsimuse läbi Facebooki ja mida ta siis täpsemalt tahtis teada, et tegelikult ma olen talle juba vastanud ja tema nii-öelda jooksva probleemi mure lahendanud, aga mida ta siis küsis oli see, et ta kasutab RDA-d, et ta on alles hiljuti hakanud neid kasutama ja ühesõnaga, milles siis probleem oli see, et ta pani vatti sinna koili sisse ilusti, kallas vedeliku peale, vaatas, et kui vatt on märg, eks ju, ilusti läbi niiskunud, tõmbab, kuiv. No, mis värk on? Kallab juurde, eks ju, hakkab juba lurisema praktiliselt, samal ajal vaatab, vatt on märg,
ikka kuiv, et mahv on kogu aeg siuke kuiv ja peaaegu, et nagu ääre peale, et hakkab kõrbema. Ja milles nagu siis probleem tegelikult seisnes, et kellel veel on seda probleemi, siis pahatihti on see, et tõenäoliselt oled sa pannud natuke liiga palju vatti sinna paaki, et sul tundub visuaalselt, sa näed, et sul on nagu vati otsad on märjad, aga tegelikult mis juhtub on see, et kuna vatt kasutab vedeliku imamiseks ja nii-öelda koili sisse tõmbamiseks seda õhuvahesid nende kiudude vahel, siis kui sa tõmbad selle vati liiga tihkelt sinna koili sisse, siis mis juhtub on see, et sa minimeerid seda, et sa vähendad seda nii-öelda seda õhuvahesid nende kiudude vahel, sa pakid on nii kokku, et kiud on nii tugevasti üksteise vastu, et kuigi sul vati otsad on täiesti ligumärjad ja tundub, et peaks nagu olema okei, siis tegelikult see vedelik ei jõua nendest otstest ei jõua sinna sisse, et ta lihtsalt ei jõua lõpuni läbi imenduda. Et midagi jõuab sinna, aga mitte väga palju ja sellepärast jääbki selline mulje, et midagi on nagu väga mööda, et sul vatt on tegelikult nagu läbi märg, aga annab sulle täiesti suhteliselt kuiva mahvi, et kui sul esineb selline probleem, siis soovitan proovida esimese asjana kohe seda vikki vähendada, et proovi niimoodi, et üleüldiselt seda vikki läbi tõmmates koilist, ta peaks vastupanu osutama natukene, et sa tunned, et ta nagu osutab vastupanu, aga sa ei tohi teda tõmmata nagu nii, et kui sa tunned, et sa pead juba natuke nagu jõudu kasutama, et seda on raske kirjeldada, aga ütleme nii, et üleüldiselt vatipanek ja vikkimine on ikkagi selline katse-eksitusmeetod, et sa pead natuke õppima tundma seda koili suurust ja seda seadet, mida sa kasutad, et kui ühe korra toimib, proovi vähem vatti, kui siis ka ei toimib, proovi veel vähem vatti, kui siis on vapšee imelik, siis proovi rohkem vatti, et ühesõnaga paar korda katse-eksitusmeetodil lõpuks sa jõuad ikkagi selle tulemuseni, mis nagu peaks olema, mis on see õige. Et igal juhul, jah, küsija küsimus tegelikult tema mure sai lahendatud ja ta sai ilusti oma RDA tööle, aga kõigile, kes kohtavad sama probleemi või seisavad sama küsimuse ees, siis proovige siis seda lahendust, et see üldjuhul lahendab sinu mure. Igal juhul selline kiire lühikene on tänane Veipar küsib segment ja see tähendab seda, et me saame nüüd edasi liikuda järgmisesse segmenti ning selleks on siis loomulikult meie nüüd uus segment ehk nädala küsimus. Nii, nädala küsimus. Eelmisel korral oli siis küsimuseks see, et 1 000 000 euri, aga pead järgmised 3 aastat või midagi veipima mingisugust rõvedust, et mis oli tegelikult päris naljakas ja need vastused mulle meeldisid, et ajasid natuke naerma küll, et kes pakkus, et otsib välja siis kõige kehvema mingi ego või mis iganes stiilis mingisuguse plönni ja lutsutab seda siis 3 aastat, kuna see niikuinii praktiliselt mingit maitset läbi ei anna, mis on iseenesest väga geniaalne lahendus. 1 000 000 euro eest 3 aastat ego pulka lutsutada, seda pastakat on päris karm ettevõtmine, aga noh, jah, elaks vist üle. Võib-olla elaks ka, kui pagan seda teab, ega vist jah, päris raske oleks igal juhul, aga jah, ja siis mõned arvasid, et elus on tähtsamad kui raha, et hea veip on ikkagi nagu kõige alus ja nemad loobuks, et igal juhul väga, väga tänan kõigile, kes vastasid, minu tuju sellest igal juhul üksjagu kasvas ja sai ka natukene muheleda, nii et igal juhul, mis on siis selle nädala küsimus? Selle nädala küsimus on siis selline. Kas sa võtaksid 1 000 000 euri, aga järgmised aasta aega peaksid sa igale poole minema, kuhu iganes sa lähed, ka magama ja igale poole mujale, siis sa käid alati ringi langevarjukott seljas. Ja mitte lihtsalt langevarjukott seljas, vaid langevari on kogu aeg täies pikkuses lahti. Võtaksid 1 000 000 euri, ei võtaks 1 000 000 euri. Kui sa võtaksid 1 000 000 euri, siis mis sa teeksid? Igal juhul ootan vastuseid, soovitavalt mille naljakamad, seda paremad ja mina isiklikult arvan, et mina tõenäoliselt
maksaks mingisugustele suvalistele vendadele, kes põhimõtteliselt 24/7 kannaksid mul seda langevarju kogu aeg nagu pulmas nende suurte kleitidega inimesed on, et kannavad seda kleidisaba, kannavad nii-öelda õhus, et see mööda maad ei lohiseks, on ju. Et igal juhul jah, mina ilmselt maksaks mingitele tüüpidele, et nad teeksid seda. Et see oleks päris naljakas. Aga ootan teie huvitavaid vastuseid, teie lahendusi küsimusele, probleemile ja räägime siis nendest ka järgmisel korral. Igal juhul, sellega tõmbame selle asja ka otsapidi kokku ning liigume siis viimasesse segmenti ja selleks on siis täna ei miski muu kui nädala vedelik. Nädala vedelik. Mis on selle nädala vedelik? Nagu mõned ilmselt on kursis, siis mina veibin suhteliselt multifunktsionaalselt, mitmekesiselt, kasutan otsekopsu, erinevaid komplekte, kasutan ka suust kopsu komplekte, vastavalt sellele, milline mu päev, milline mu päevakava, mida ma teen, kuhu ma lähen ja nii edasi, et ringi liikudes on alati suhteliselt mugav ikkagi mingisugune paagiversioon ja üks nendest paagiversioonidest või nii-öelda mahutiga versioonidest on siis kindlasti suust kopsu seade. Minul on selleks siis Voe Mesto Kaifun Mini Lite V3, ühesõnaga whatever, V3 Mini Lite, mingi teema oli. See ei ole tegelikult tähtis. Tähtis on see, et suust kopsu seaded on iseehitatavate koilidega, mis on minu nii-öelda A ja O. Valmis koile mina väga ei viitsi osta, sest et see on meeletu kulu, ise traadist asju teha on oluliselt lihtsam ja odavam. Igal juhul suust kopsu seade ja vastavalt selles temaatikas on siis ka nädala vedelik, mis võib-olla tuleb üllatusena, võib-olla ei tule üllatusena, aga selleks ei ole miski muu kui vana hea Liqua seeria. Liqua siis on see firma bränd, kes neid toodab ning Liqua vedelikud siis tänased nii-öelda nädala vedeliku rubriigis. Miks just Liqua, miks mitte mõni muu? Osati sellepärast, et ma ei ole päris kõiki suuskopsu vedelikke proovinud, ma ei mäleta enam, kuna nii palju episoode juba tehtud. Seega ma ei mäleta, kas ma olen rääkinud Aramaxi seeriast. See on üks seeria, mis on suhteliselt mitte väga laia valikuga, aga ta on igati hea suustkopsu vedelik 50-50 paksusega, kui mu mälu mind ei peta. Ja maitsete poolest on see suhteliselt hea, et sellised mõnusad puhtad maitsed, natuke intensiivsemad, seega suustkopsu versioonis on nad head, otsekopsu versioonis võib-olla oleks natuke liiga vänged, aga igal juhul need on head ja noh, rohkem ma tegelikult väga palju erinevaid muid brände, midagi ma olen veel proovinud, aga mul hetkel ei tule meelde kõik need asjad. Aga Liqua igal juhul, millest ma täna räägin, on kindlasti üks selline liin, mis on nagu minu jaoks võib-olla ennast taas tõestanud või mis iganes, et need vanad Liqua seeria vedelikud olid selles suhtes, et nad ei olnud nagu nad ei olnud halvad, aga nad ei olnud ka mitte midagi sellist, millest kirjutaks oma emale, eks ju, et teatud periood ma tegingi ainult ise oma nii-öelda suust kopsu vedelikke, põhimõtteliselt maitse ei olnud oluline, kuna see maitse tugevus niikuinii sealt seadmest välja ei tule. Peale seda, kui ma vahetasin, sest minu esimene seade suust kopsu jaoks peale pikka aega oli Ego Aio pulk ja ma pean tunnistama, et kuigi see maitse oli, tal maitseomadused olid okei, siis nad ei olnud mitte midagi ka erilist, et seega ei olnud nagu väga vahet, mida ma sinna sisse panin. Aga alates sellest momendist, kui minu arsenali saabus Kaifun, siis Kaifuni maitse efekt on ikkagi palju kõvem võrreldes väga paljude teistega ja sellest ajast saati olen ma ikkagi püüdnud timmida selliseid vedelikke omale, mis ka nagu oleks head, et see suustkopsu elamus oleks mitte ainult hea nikotiini nii-öelda laks on ju, vaid et ka see maitse oleks okei. Ja siin ongi koht, kus tuleb siis mängu Liqua seeria. Liqua on oma brändi nii-öelda välimust muutnud ja ilmselgelt on nad ka upgrade inud oma siis
retsepte ja tooraineid, sellepärast et käsi südamel võib öelda, et Liqua vedelike maitsed suust kopsu seadmetes on väga head. Täiesti üllatus see oli minu jaoks oli see suur üllatus, kui ma esimest korda proovisin neid uusi liine, et neil on mingisugune kas 2 või 3 erinevat sellist uut liini, mingid mix-seeria, elements või midagi taolist, elemendiseeria, et kus on nagu ainult puhtad maitsed ja mix-seerias on siis kombinatsioonid, et a la New York Cheesecake ka kuulub siis mix-seeriasse, Tropical Bomb on ka mix-seeriast ja mul praegu neid tavaseeria omasid ei olegi, Vanilla Orange Cream ja siis oli veel siin mingi maasikajogurt, mis oli hea ja mingi asi oli veel. Ma olen need pudelid juba ära visanud, sest ma olen kõik tühjaks tõmmanud, aga need konkreetsed mix-seeria omad ja need on väga maitsvad just suuskopsu seadmetes ja nende hind, ei ole tänasel päeval väga palju oluliselt muutunud võrreldes sellega, mis need varem olid, et hinnad on mõistlikud seal kuskil 5-6 umbes pudeli eest ja 12 milligrammise kangusega tõmban mina neid, mõne jaoks on see väga kange, mõne jaoks on see lahja, aga minu jaoks suust kopsu variandis 12 milligrammi on täpselt rusikas silmaauku ja mina kui endine kõva suitsetaja selles suhtes, et minu jaoks tegelikult, mis suitsu juures nagu see kõige võib-olla mõnusam osa oligi see nikotiini nauding või see laks, mis sa kätte said, eks ju, et see oli võib-olla see nagu kõige parem osa, et otse kopsu tõmbamisel ei ole mitte midagi viga, see on jumalasta hea, see on jumalasta fine, see on jumala okei, aga ta ei ole ikkagi see, et sa ei saa nagu ikkagi seda, päris seda õiget, seda nostalgilist nikotiini laksu ja siin üks pool aasta tagasi, juba aasta isegi tagasi, tekkis minul jälle see süke vajadus nostalgia ja selle nostalgilise laksu järgi. Ja mis juhtus ja oligi see, et kuni sinnamaani minu tavaline vedeliku kulu päevas oli rahulikult üks mingi 20 milliliitrit, isegi natuke peale ja see muutus selles suhtes kulukaks on ju ja nüüd kui mul tekkis see nostalgiline isu selle kangema mahvi järgi, siis see oli valida, kas hakkad suitsetama uuesti või siis otsid mingi alternatiivi sellele suustkopsu või otsekopsu versioonile ja selleks siis muidugi oli lahenduseks suustkopsu kangema nikotiiniga, sest et minu lemmik selline aeg, millal suustkopsu kange nikotiiniga veipi tõmmata on hommiku kohvi kõrvale peale söömist, eriti peale lõunasööki ja sellistel momentidel. Kohvi kõrvale eriti mulle meeldib seda kanget tõmmata, sest see tuletab meelde seda naudingut, mis sa kunagi suitsus said, et suitsu maitse ja hais ja see kõik on rõve, aga see nauding, mis sa sellest said, et see oli nagu suhteliselt nagu võrdlematu millegi muuga. Siis nüüd on selleks head kvaliteetsed suust kopsu seadmed, paagid, aparaadid olemas. See kogu see sektor liigub ka sinnapoole, et jällegi pööratakse selle tähelepanu ja tullakse välja selliste heade seadmetega, mis nagu teevad seda asja õigesti ning loomulikult sinna kaasa peab siis käima ka kvaliteetne vedelik, mis annab selle maitseelamuse kui ka siis selle nikotiinielamuse. Nii et Liqua mix-seeria julgen soovitada, need on kõik oma raha eest ostetud ja neid ma kõiki oma raha eest ka ostan, et kindlasti kui kellegi on mingisuguseid pakkumisi või mingisuguseid ideid selle kohta, mida ma võiks veel proovida suust kopsu seerias kange nikotiiniga, seal 12 milligrammised asju, mingi brände värke, siis igasugused pakkumised on teretulnud, sest ma tegelikult olen väga huvitatud proovima ka teisi variante, mis nagu üleval kuskil on. Et põhiline, et oleks ta saadaval siis 50-50 paksuses. Igal juhul Liqua seeria soovitan vaadata seda, see on selline väga populaarne seeria, et seda sa leiad Marketis, seda sa leiad Vape Lounge'is, seda sa leiad vist isegi minu teada Leviast, Tõnis ma pärast vaatan, ma ei ole kindel, kas sul on neid, aga ma tšekin üle, minu arust vist oli. Et igal juhul sealt samamoodi, kui sul on põhimõtteliselt täiesti null seis hädakaevus, siis minu teada saad sa Liquasid ka Nicorexist ja Skysmoke'ist ja mis iganes, et kui sa oled suust kopsu
tõmbaja, otsid midagi sellist kangemat, mis sobiks suuskopsu aparaati, siis Liqua Mix seeria on kindlasti selline Liqua need Elements või mis iganes seeria on kindlasti asi, mida ma julgen soojalt soovitada, et ma ise väga naudin neid, väga super luks. Igal juhul selline ta on, Liqua seeria. Vaata, haara, proovi, kui sa oled suuskopsu tõmbaja, siis ma usun, et sulle kindlasti võiks nüüd meeldida. Maitsevalik on suht lai, nii et praktiliselt kõigile, igale maitsele on midagi. Ühesõnaga, tšeki järgi, vaata, uuri. Selle kohta ma linki alla panema ei hakka puhtalt sellepärast, et see on praktiliselt igal pool saadaval, aga löö inf sisse suvalisse oma lemmikpoodi, kus sa tavaliselt käid ostmas asju, mine vaata, küsi, kui ei ole, siis vaata online'ist ja ma usun, et sa kindlasti leiad. Igal juhul sellega tõmbaks siis ka nädala vedeliku kokku ning tõmbaks siis ka vlogi kokku. Sel korral jah, tundub, et tuleb natuke lühem kui tavaliselt, mis on iseenesest tore, sest alati ei ole kõigil aega väga pikalt siin istuda ja ka minul on rohkem aega muude asjadega tegeleda ja neid asju on, uskuge mind. Nii et mis seal ikka, tõmbame siis sel korral otsad kokku. Tänan teid minuga siin vastu pidamast kõigile, kes te siia lõpuni vastu pidasite. Eriti suured tänud, teie olete minu lemmikud ning mis seal ikka, järgmisel korral siis tuleb mehaaniliste moodide, akuohutuse, küttekehade oomiseaduse teemaline video. Mina ma selle valmis väntan, ma hetkel ei oska teile lubada, aga loodetavasti õige pea. Ning peale seda siis jätkub meie rutiin järgmise vlogiga tõenäoliselt juba. Ja jah, ega mul muud midagi ei olegi. Ma usun, et ma mitte midagi ära ei unustanud. Ma usun, et ei unustanud, jah. Unustasin küll. Loosimine. Muidugi, teeme loosimise ära. Nii, loosimine. Loosiga siis on selline lugu, et Melo 3 mini atomiseeria koos kõige muu kaasa kuuluvaga on siis loosis. See viimane loos, mida me tegime, oli mitte kõige suurema osalusega, minul ükskõik selles suhtes, kes tahab, kes ei taha, see ei taha, aga loosi õnn Fortuna otsustas siis loosida selle välja isikule nimega Joel Vits. Joel, kui sa vaatad seda, siis see asi on sinu oma. Ole hea, saada mulle maili peale, maili leiad alt kirjelduskastist, saada mulle maili peale oma siis soovitud koht, kuhu sa seda saada tahad. Smartpostiga ma ta sulle teele panen, nii et pane mulle oma telefoninumber ja soovitud Smartposti kast, kuhu ma selle siis teele panen. Saada see e-mailile ning peatselt on see siis juba sinu näppude vahel ja sinu moodi otsas või kui sa selle edasi kellelegi kingid, siis selle isiku moodi otsas. Igal juhul tänan kõigile jagamast, tänan kõigile vaatamast ja nii edasi. Järgmine seade, järgmine loos tuleb ka varsti millalgi. Loodetavasti tuleb see vähe suurema, agarama osalusega, aga igal juhul jah, Joel, see on siis sinu ning jah, tänan, sellega on kõik, sellega on tänaseks kõik, mis siis ikka, mina veibin oma näo pahupidi ning hakkan seda videot töötlema, et see teile ülesse panna. Seega, mis seal ikka, mahlakaid pilvi ja kogukaid pilvi ja näeme järgmisel korral.